tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, mina olen saatejuht Eha Kruus. Minuga on täna siin Urmas Lennuk, kes on Rakvere teatri dramaturg ja lavastaja. Tere Urmas! Tere! Ja meil on täna plaanis rääkida teatri telgitagustest, et kui vaataja läheb teatrisse, siis ta on ennast kenasti nagu vaimselt valmis pannud, kenasti riide pannud, võtab seal puhvetist mõne hea suutäie ja siis ta läheb ja naudib. Aga selle taga on ju tegelikult töö, et see on ainult jäämäe tipp, mida tema seal näeb. Et Urmasega me siis proovimegi selgusele jõuda, et mis seal taga siis täpsemalt toimub. Nii, ja ma tean, et meie jutuajamine sai alguse sellest, et leiti üles Rakvere teatrist inspitsiendi päevikud. Aga võib-olla üldse algustuseks räägime, mis asi on inspitsient teatris? Tegelikult isegi võib öelda jah, et teater ongi suures osas nagu selline, see näitleja on see jäämäe tipp ainult, keda siis inimene saalis näeb. Et tegelikkuses on seal taga selline suurem osa on peidus kõik. Ja inspitsient on samamoodi siis selline, kuidas öelda, etenduse ajal etenduse direktor siis, et tema sõna on kõige tähtsam ja kui ta isegi näitlejale, kes peaks lavale minema, ütleb, et kus sa lähed, sina praegu lavale ei lähe, siis näitleja ei lähe lavale. Et on ka selliseid olukordi tekkinud, kus on näitleja, kes oleks pidanud lavale minema, saanud inspitsiendi käest pragada, et kus sa lähed. Inspitsient on ka inimene ja eksib vahel. Ütleme niimoodi, et eks need sisseõppimised praegu on ju hästi universaalne aeg, et kõik õnneks näitlejad ei pea kõiki lavastusi oskama ja kõiki rolle oskama, mis teatris mängitakse, aga kõik tehniline pool, nii inspitsendid ja etenduse juhid tähendab, siis on see täpne termin. Ja valgustajad, helimehed ikkagi valdavalt peavad kõiki lavastusi oskama teenindada. Et kui sellist moodsat sõna kasutada nüüd nagu teenindamine teatris. See on jah väga moodne, väga innovatiivne lähenemine. Ütleme niimoodi, et aeg liigub sinna poole, et arstid on teenindajad, kõik on teenindajad. Räägime ka lavastustest kui toodetest ja kuidagi see asi läheb nagu natukene käest ära. Aga jah, et etenduse juht tavaliselt peab ka sellist, teeb oma märkmeid etenduse kohta ja kuidas see etendus toimus, mis seal oli eripärast või midagi sellist, seda tehakse ka tänapäeval. Aga ütleme, et tol ajal siis Rakvere teater on väga noor teater, et 40. aastal ta sündis 85 praegu. Et inspitsendid jah, kuna võib-olla Rakvere teatris on natuke spetsiifilisem, et me sõidame väga palju välja, et me oleme teaterratastel. Et siis need päevikud kajastavad ka neid olukordi, mis mingil määral ka ajalugu, mis rahvamajades ja kultuurimajades tollal valitses, et see on selles suhtes väga huvitav lugemisvara. Et eks nad olid alles ikkagi mingil kujul, lihtsalt mingist perioodist on meil nad kuskile kas siis vajalikumasse kohta jalutama läinud, päris ära kadunud või? Mingist perioodist jah, on ikkagi väga vähe neid. Aga millal need täpselt leiti need päevikud ja mis olukorras nad olid? Nad on kogu aeg olnud, aga lihtsalt kui mina tulin 2000. aastal, siis inspitsendi päevikud olid need, mis meil olemas on. Need olid juba tollal ikkagi kenasti hoitud, aga oli, ütleme, selliseid arhiivi koguneb alati ju väga palju sellist materjali, mis vajab süstematiseerimist. Ja selliseid kaste ma leidsin küll 2000. aastal, kui ma Rakvere teatrisse tulin, sellisest pööningu ruumist, kus siis nad olid sellised natuke veekahjustustega aga õnneks oli meil tol ajal veel palju vanemaid näitlejaid, kellega sai neid fotosid tuvastada seal, et mis lavastustega tegemist on ja saime ka mälestusi korjata veel väga paljudelt inimestelt nagu Ellen Grünfeld ja Eva Novek, kes hiljuti lahkus. Ja muidugi Viive Amissepp, kes samuti nüüd aasta tagasi lahkus ja Volli Käro, kes veel on ilusti vormis ja aeg-ajalt ikkagi käib meil teatrist läbi.
et eks ta on selline teatri mälu korrastamine või koordineerimine, et see käib paratamatult nagu eks me perekorras teeme sama ju, ega see teater polegi muud kui üks perekond. Jah, peame arhiivi korrastama. No just nimelt. Aga mis seal siis põnevad kirjas on, et vanemad leiud on aastast 40? Jah, 40-ndatest on sellised markantsemad, et eks pärast sõda, kui sõja ajal oli ka teater muidugi tegutses ja tehti selliseid kirevaid kavasid, et olid rohkem nagu meelelahutuskavad. Siis näiteks üks huvitavamid seikasid Rakverest on see, et ka Gennadi Podelski töötas seal meie orkestris tollases, mis siis lahutas inimeste meelt ja kuidas öelda, hoidis üleval seda, mis sõja ajal muidu kaduma kippus inimeste elutahet. Teatris oli orkester? Jah, et see oli väga tavaline tegelikult, et muusikakavad olid ikkagi ühed suuremad või nad ei olnud ka muusikakavad, ainult nad nimetati kirevateks kavadeks, Rakveres vähemalt. Eks ta oli selline, kuidas öelda, et inimest kuidagi elus hoida või mingi rõõmu juures. Aga kui nüüd Inspitsendi päevikutest rääkida, siis sellised huvitavamad seigad on muidugi Juuraku Hulda lavastusest, mis on siis Voolioki üks selline populaarsemaid näitemänge ja sellega on 40-ndatel aastatel ikka igasugust juhtunud. No, kuulame huviga. Et siit ma võin lugeda täitsa ette, et näiteks 18. etendus, ta oli väga populaarne, sest Voolioki on siiamaani veel tegelikult ju väga, väga vanemuine veel hiljuti lavastas ju, kui ma nüüd õigesti mäletan, väga menukalt ühe Voolio näidendi. Aga 18. etendus Võsu rahvamajas 8. septembril 45 aastal algas kell 21.45 ja kestis kuni 12:30. Kas tollal algasidki nii hilja? Ei alanud, aga siin on omad põhjused jah, et siin lavavalgustuseks oli 1,45-liinine petrooleumlamp, mis oli väga halva petrooleumi tõttu andis õige tuhmi valguse. Halva petrooli läbi ei põlenud ka petrooli gaasilamp, et siis oli ka gaasilampi kasutati, kuigi seda vahepeal puhastati ja lavavalgustus jäi nõrgaks. Publik kogunes 1,5 tundi, algus kell 20.00, ligi täissaal, aplaus, keskmine. Et siin need tähendused ongi pigem sellised, et kuna see publik kogunes 1,5 tundi, siis teater algas ikkagi sel ajal, kui inimesed olid kohal. Kui nad olid oma päevatoimetused ja põllutööd ja muud asjad ära just nimelt põllutööd olid sageli, väga sageli, sügisel olid just kartulivõtt oli see, mis siis määras selle, et kuigi etendus pidi hakkama kell 7, hakkas ta mõnikord ikkagi siis paar tundi hiljem ja olid ka muidugi hiljem 40-ndate lõpus olid igasugused kolhoosi asutamiskoosolekud, mis venisid siis ka natukene üle ja siis teater võis oodata. Ilmselt jah, selle teatriga püüti suurem osa seltskonda kokku saada sinna üldse sellele koosolekule ja sellised siis, nipid. Ma arvan küll jah, et seda on lugeda ka mälestustest väga palju, et eks tänapäevalgi kasutatakse selliseid võimalusi, et kui on mingisugune suurem seltskond vajab oma MTÜ kogu täis kolleegiumit, siis püütakse nagu mingisugune üritus sinna planeerida. Et turundus on ajast aeg. Ütleme niimoodi, jah. Siin ei muutu midagi. Siin ongi ka näiteid sellest, kuidas oligi, mõtlen, kus see lugu oli, et kuskil oligi kartulivõtt oli põhjuseks toodud. Põhiliselt ongi seal ikkagi märgitud seda valgustuse probleemi, et olid gaasi- ja petroolilambid ja nende sellised põletiliinid olid sellised, mis siis sageli ei töötanud ja isegi kui neid puhastati, siis oli väga keeruline, tehtigi katkestus, puhastati ära, mängiti edasi, et see oli täiesti tavaline. Küll pidi inimestel kannatust olema. Ütleme, et televiisorit ju ei olnud. see komejant oli. Ja külainimesi teisi olid ammu juba näinud ja turu peal, kes said käia ainult nädalavahetustel mõnikord ja
ega seal turu peal ka enam väga palju ei käidud ju seal pärast seda. Polnud osta midagi. Ja aga noh, sellised põhjused tavaliselt olid ikkagi need kõige levinumad, et oli kas kartulivõtt või siis või olid lihtsalt inimesed olid harjunud nagu tulema sedasi umbes mingil ajal kohale. Või oli külm, mis on ka väga sageli ikkagi üks suur põhjuseid, et mõnikord on isegi etendused ära jäänud selle külma tõttu. Aga oli ka päevaseid etendusi, kus näiteks ikkagi tol ajal ju ei olnud pimedad rahvamaja saalid, vaid oligi siis päevavalgus paistis sisse ja mängitigi mõnikord päevavalguses. Ja sellega tehtigi siis nagu? Jah, et see oli täiesti tavaline ja muidugi kuna Rakvere teater on küll teater ratastel, siis tegelikult esimese bussi me saime 48. aastal, et enne seda me kasutasime ikkagi väljasõitudeks väga palju bussipargi ja autobaasi autosid, mis siis mõnikord juhtus ka ikkagi niimoodi, et ei läinud õigel hetkel käima, kui nagu oli vaja ära sõita või siis oli kütuseprobleemid. Tähendab, teater võis ise ka hiljaks jääda. Rääkimata sellest vaatajad võisid hiljaks jääda. Seda enam, et ega need teed ei olnud ka pärast seda nüüd sellised suurepärased, et meil on ka mõningaid fotosid, kus on autod pidevalt on sedasi mitte enam mingi 10-kraadise nurga all, vaid lausa 45-kraadise nurga all. See oli siis nagu eluohtlik. Kraavis umbes jah, ja see koorem, dekoratsioonikoorem on seal peal. Ja inimesed siis hoiavad kahe käega peast kinni, seisavad ümber auto, aga alati leidus mõni traktor, mis siis välja tõmbas. Et need hilinemisi oli ka muidugi teeolude tõttu mõnikord. Ja kõige markantsemad muidugi seigad olid ikkagi sellised, kus bussipargist või autopargist ei õnnestunudki transpordivahendit saada ja näitlejad sõitsid kohale siis ühistranspordiga etendust andma. Et küll me oleme uurinud, kuidas nad sealt pärast tagasi said. Kui tihti see ühistransport käia sai tolla? Eks ta mingil määral ikka käis ja et pigem oligi see probleem, et kuidas nad tagasi said ja siis on ilmselt need lahendused olnud ikkagi nagu kohalik siis mõni masinaomanik, kes on neid siis kas hiljem kolhoosi aeg oli 48-ndatest 47 neid hakati asutama, et siis see oli ka sealt juba kolhooside masinapargist mõnikord abi, aga eks ta selline kangelaslik võitlus pidevalt oli. Näiteks inimesed pidid ikka teisest puust olema kui tänapäeval. Ega nad olidki, kes olid sõjas ellu jäänud, siis need olid ikka karastunud kõigest. Et üks markantsemaid asju oli kindlasti, minust oli see jälle Juuraku kulda, et see mulle endale on hästi kuidagi südamesse jäänud, et selle Kiviõli rahvamajas 6. oktoobril 45 aastal publikut täis saal. Etendust häiris saalist ja kõrvalruumist kostev valijutt, uste paugutamine ja edasi-tagasi käimine, mis kandis sihiliku korrarikkumise ilmet. Korrarikkumisest võtsid osa sõjaväelased kui ka eraisikud. Korrale kutsumine osutus võimatuks, sest kohal ei olnud miilitsat ega teisi ametlikke esindajaid, kelle järelevalvesse see puutus. Sulgudes rahvamaja juhatajat ja partorgi ei olnud siis. Sulgudes on see märgitud. Et näitlejal niiviisi võimatuks osutus kunstipäraselt mängida, olid näitlejad sunnitud mängus publikule mõistmiseks ütlema nii, nagu August Lääne, üks Rakvere tollane näitleja siis 5. pildis ütleb professor Noorsikuna lavale astudes, et kuule Veli, mis sa käid siin edasi-tagasi, ära ärritu, las nemad lärvavad seal teises saalis, meie mängime siin edasi. See oli tekst näidendist, jah? See oli tekst näidendist, aga sellega siis püüti üksteist ka julgustada publikut ikkagi nagu kaasas hoida etendusega. Et kõige armsam oli... mis seal siis toimus, kas see ka selline? Ilmselt siis oli mingi väikene sõjaväelaste pidu ja... Sõjaväelaste pidu teatris. Seal oli ka eraisikuid ja küll olnud, aga mainitakse sõjaväelasi. Tarbiti ilmselt kangemaid jooke. Jah, ütleme see rahvamaja oli või kultuurimaja siis juba tollal vist või ikkagi 40-5 ta veel oli rahvamaja nime all, sest kõik ei olnud veel ära muudetud, nii nagu siin kunagi ei olnud jõutud veel.
et seal ikkagi peeti ka muid pidusid, siis võis sattuda see teatriõhtu ka ühele päevale ja ega siis peolised mõtlesid ka, et vaatavad üle ukse korra, kuidas see teater käib. Et eks neid lärmakaid kohti on tulnud ka hiljem ja eks see on tänapäeval ka mingil määral ikkagi see noorte probleem, et kuidas noorte lavastustes ikkagi see näitleja võistleb väga tugevalt igasuguste elektrooniliste sidepidamisvahenditega, et seda on olnud küll ja küll. Õnneks kuidagi viimasel ajal on natuke rahulikum, et ma ei tea, kas meil on noorte lavastused paremaks läinud, et noored nagu tegelevad lavastuse jälgimisega. Kultuursemaks läinud äkki? No loodaks küll jah, sest tegelikult on ikkagi teatris käimine on päris palju kasvanud noorte puhul. Ahaa, olete märganud? Noh, ütleme, et kui me nüüd oma noorte lavastuste, Rakvere teatri noorte lavastuste pealt vaadata, siis on küll ikkagi päris hea meel, et nad leiavad tee saali ja tegelevad seal ka ikkagi sihtotstarbelise tegevusega, et aga kas mõnda markatset näidet ei saaks tuua, et kuidas on etendus segatud ja kuidas näitlejad on ennast sel hetkel tundnud? Kuidas on sellest välja tuldud? No eks ikka on olukordi olnud, et ma ise olen ühes luulelavastuses osalenud kunagi Johannese passioonis, mis me Üllar Saaremäe ja Erik Ruusiga ja Toomas Suumaniga tegime, see oli 3 Juhanist ja siis oli veel, ütleme, nutitelefonid olid võib-olla natuke uus asi, aga päris uus asi ei olnud, aga nad ikkagi olid noortel olemas, aga mingil etendusel ma mäletan küll, et see kuma, mis saali nagu tagareast tuli, oli natuke kuidagi suurem kohe võistles tugevalt sellega, mis meil laval oli, sest ta oli ka ikkagi luulelavastus ja siis oli väga palju atmosfääril. Ja sellisel valgusel oma osa seal. Et see mõnikord ikka jahmatas küll, jah. Aga ei, eks need markantseid seiku on siin kolleegidel olnud küll, et Imre on hästi pikalt mänginud ühes noorte lavastuses. Imre Õunapuu. See kõik on tema, oli üks noorte lavastus, siis, kus ema ja noormees siis suhtlevadki nagu interaktiivsete vahenditega omavahel ja kaovad sinna maailma ära ja seal oli siis ka siis kunstpeenis või siis vibraator, siis ütleme niimoodi. Okay. Ja see tekitas muidugi väga suure elevuse kõigi saalis, et tükk aeg oli natukene kohe raske edasi mängida. Mis siis toimus saalis? Noh, ikka ma arvan, et elusad emotsioonid olid need, mis näitlejaid natukene sundisid sellist pausi pidama. Näitleja teid vakkalava? Noh, eks nad ikkagi omas laadis, näitleja on väga huvitav selline elukutse, et seal kogemusega tekib ikkagi väga suur selline pagas, kuidas nagu mingist olukorrast välja tulla, et küll ma olen näinud ka neid seiku, kus tõesti, kui mõni tegelane ei jõua õigel hetkel lavale, et siis näitleja, kes peaks temaga suhestuma, väga kiiresti kuidagi leiab selle lahenduse, et kui nüüd see ja see tegelane oleks siin, siis me küsiks talt seda ja siis, kui ta oleks siin, siis ta kindlasti vastaks meile niimoodi. Väga põnev. Eks see on kogemuse pealt tekib ikkagi, ja samas õnneks on ju prooviperiood on ikkagi meil veel õnneks Eestis väga korralik, et väga korralik tähendab, kui pikk? Tegelikult 40 proovi on selline tavaline ikkagi, täisproovi. Ja selle aja jooksul jõuab tegelikult näitleja ikkagi üsna palju nagu, kuidas öelda, enda jaoks ära salvestada seda maailma, mis seal tegelikult selle tegelasega toimub, et see kindlus on ikkagi neil nagu rolli suhtes enamasti olemas, kui ma vaatan ka Eesti lavadel teistes teatrites, et kui mingisugune takistus ka tuleb, siis selle tugeva jalgealuse pealt nad ikkagi suudavad alati lahendada probleemid ära. 40 proovi, siis kui pikk ajavahemiks on, mingi 2 kuud? 2 kuud jah, tavaliselt, et eks järjest rohkem tuleb muidugi etendusi anda ja siis osad teatrid ongi võib-olla hommikuti teevad ainult proove ja ütleme esietenduse eel ikkagi nädal peaks saama rahulikult nüüd tegeleda ainult selle lavastusega, mis välja tuleb. Et isegi nagu meil on juba õnnestunud siin natuke pikemaid perioode saada, kui on raskemad lavastused.
aga et selle üle küll ei saa kurta jah, et nagu süveneda ei jõuaks. Et lihtsalt need muud tegevused ja väga palju, ütleme, et kui satub teatrikuule prooviperiood, siis teatrikuul mängitakse ikkagi väga-väga palju ja rohkem kui tavaliselt või püütakse ikkagi ära kasutada seda võimalust, et inimesed ka sel perioodil võib-olla käivad rohkem teatris, ega ma ei ole nüüd vaadanud statistika järgi, aga see sisetunne on nagu mingist ajast olemas, et nii ta on. Nii et märts ongi teatrikuu ja inimeste jaoks ka, mitte ainult meedias. Ikka ta on kuidagi natukene rohkem tähelepanu all, siis kõik tahavad ju ära kasutada, et kui korra uudistesse saad, siis on ju targem nagu rääkida kõike seda. Jõuame sinna turundusse jälle välja. Aga räägime natuke, kas meil on nendest päevikutest ka veel mingeid toredaid leide võib-olla hilisematest aastatest? Kui ma siin vaatan, siis siin ongi näiteks on 65. aastast, et on 15 minutit hiljem ehtenätud ajast algas. Põhjuseks nimetati, et rahvas olevat harjunud väikese hilinemisega, vaatamata pühapäevasele päevale. Et ju see oli ka ikkagi mingisugune selline traditsioon juba, et kuidas ka sünnipäevad, just seesama, et sünnipäevale mindi ka ju siis pool tundi hiljem ikkagi, et kuidas me lähme ja oleme esimesed. Õige. Siin jälle siis, see on nüüd 65. aasta, etendus algas kell 20.15, sest et õigeks ajaks polnud kedagi kohal. Lava avar, kõrvalruumid avarad ja soojad. Etendus möödus hästi, seda inspitsenti ma veel isegi tean. Siis 80-ndatest on selliseid huvitavamaid sisse või rohkem sissekandeid, et ma ei tea isegi, kas need huvitavamad on. Näiteks siin ongi, etendus ei toimunud, kuna puudus transpordivahend näitetrupi kohale veoks. See oli 85. aasta september siis. Loogiline põhjus. Jah, et ega need teatribussid olid ka sellised huvitavad, et kui nad meil juba olid, siis ma mäletan see oli ka Inspitsendi päevikus kuskil, ma arvan, et isegi kuskil on ta mul kirjas siin, aga et inimesed käisid ka bussi lükkamas aeg-ajalt, et siis jõuda kuidagi bensiinijaama, sest sageli, kuigi tegemist oli ju inimestega, kes masinapargis eriti, kui autobaasis telliti mõni veok, et nad oleks võinud ju natukene teada, et auto vajab ka liikumiseks kütust. Just, ja siis selgus järsku poole tee peal, et kütus on otsa saanud ja siis lükati kuskile lähedas asuvasse bensiinijaama või siis käidi järgi, et neid seiku on ka ikkagi päris palju. Ja külm oli muidugi 85. aastal on jälle siin saalis ja laval külm etenduse ärajätmise piiril, kuid väga vajalik etendus. Üle mitme aja saavutati ühtne hingamine ja suurepärane kontakt publikuga. Seda näitab seegi, et kutsuti näitlejad teist korda tagasi. Selle taustal tuletati meelde see, et kui on võimalik niimoodi mängida, siis eilset etendust ei saa normaalseks pidada, vaid ebaõnnestunuks. Kui kergesti me tegelikult hakkame halbu asju normaalseteks pidama, on trupi juht siis kirjutanud Inspitsendi päevikusse 85. aastal, aga see oligi selline raskem aeg Rakvere teatrile. Aga Inspitsendi ülesanne on siis nagu ka ära hinnata, kas etendus läheb korda või ebaõnnestub? Eks omal ajal oli tema ka see, kes tegi tegelikult juhtkonnale ju, ega see Inspitsendi päevik oligi suhteliselt aruanne, et see sama seik, et kui ma siin ühte sissekannet meenutan, kus Inspitsent pidi ka jälgima ikkagi nagu inimese näitleja lavalist kainust, siis üks selline seik on Inspitsendi päevikust, see oli vist küll 50. aastatest, et Inspitsent tegi märkuse, et see ja see näitleja oli küll purjus, aga mängis paremini kui kaines peaga. Et on ka selliseid kentsakaid juhtumisi. Aga see oli kõik selline, ütleme, selline aeg, et tol ajal vist kuidagi käis see. Aga kas näitlejad läksidki lavale ja olidki natuke napsutanud? Ega ma ei julge nüüd pead anda, et nad kõik kogu aeg olid sedasi 100% kained,
aga et praegusel ajal küll, noh, kindlasti see legend saadab näitlejaid surmani ja 10 ja 20 ja 50 aasta pärastki veel, et noh, näitlejad ainult joovad ja aga kuidas tänapäeval tegelikult on? Tegelikkuses ütleme, et kui mina juba teatrisse tulin 2000. aastal, siis ikkagi noh, see ei olnud nagu mõeldav, et inimene suudab näitlemise kõrvalt tegeleda ka igasuguste huvitavate jookide manustamisega, et tegelikult ta ikkagi annab nagu väga tundest, teater on väga selles suhtes nõudlikuks läinud, et need ütleme need motiivid ja kõik ülesanded, mis näitlejatel on, et nad on aeg-ajalt järjest lähevad ju, tehnilised lahendused lähevad juba iga päevaga ju muutuvad meil. Et siis lihtsalt ei jõua nagu järele laval, et kui ka mingi seik on olnud, siis see on ikkagi nagu tavaliselt jõuab kuskile välja kohe. Et eks ta on, tänapäeval on teater ikka kõvasti muutunud võrreldes selle 50. 60. aastatega, kui inimese ainus lootus võib-olla peituski selles alkoholipudelis, et ja ütleme, et tol ajal oli ju ega siis näitemäng sageli päädiski sellega lavale jõudes, et tekst oli pähe õpitud ja räägiti ära ja kes oli orgaanilisem, see mõjus paremini ja kes oli vähem orgaanilisem, siis seda inimesed nii väga ei armastanud. Et teksti pähe õppimine oligi see teater põhiline ja seda olid ju etteütlejadki veel olemas, et eks kõik muutub. Aga kuidas tänapäeval on? Vanast olid etteütlejad, aga kas tänapäeval peabki tal tekst peas olema või on tal seal mingisugune prompter kuskil ikkagi, mida meie ei näe? Või seda suflööri vist ei ole enam? Väga raske, ma ise ei kujutaks küll ette, kuidas oleks, kui sul on veel kuskil tarvis samal ajal mängida päris nagu tõsiseid ülesandeid, sest näidendid lähevad järjest tihedamaks ja seal juhtub järjest rohkem asju, nii sisemisi kui väliseid sündmusi. Ja kui sa sel ajal peaksid veel jälgima kuskilt prompterit ja teksti lugema, siis see oleks ikka väga üliinimlikke võimeid nõuaks, et selles suhtes on lihtsam ikkagi õppida see tekst pähe. Aga ma mõtlen, et selleks puhuks, kui läheb lihtsalt meelest ära must auk, et siis oleks ju hea nagu eks neid musti auke tuleb ka mitte ainult näitlejatel, vaid meil kõigil elus ette just, aga seda aitabki ikkagi näitleja kogemus, et kriitiline situatsioon toob meid kuidagi meis esile kuidagi neid omadusi väga, väga sageli, mida me tegelikult ei teagi, et mis olemas on. Aga selle saime selgeks, et mingit maha spikerdamise võimalust tal seal laval ei ole, ta peab ise välja ujuma. Eks seda on püütud teha aeg-ajalt, et kui on mingisugune, ütleme, mingis eas ikkagi inimestel natukene selline mälu hakkab alt vedama ja näitlejatel samamoodi, et nad lähevad küll huvitavamaks, mida vanemaks nad saavad, aga natuke hakkab tekitama mäluprobleeme ja siis on selliste oluliste kohtade jaoks nagu püütud endale spikreid panna ja see on mõnikord ikka väga kelmikalt lõppenud. Kuhu neid pannakse? Eks neid igale poole püütakse kleepida ja kui on kuskil, probleeme. Ma ei tea, seina peal või kuskil. Et neid lugusid on küll, aga ma mõtlen, et kas midagi sellist neutraalset ka ära ole nii neutraalne. Kindlasti on kapid sellised kohad, kuhu saab panna ja et ta läheb siis nagu kapi kallale midagi kui on mingisugune misantseen sul ikkagi kapiga seotud, siis sa saad sinna midagi ära peita, et eks ta on ikkagi märksõnad rohkem, et päris teksti ma ütlen, et tegelikult laval olles sa ei jõua süveneda sellesse, et kust ma nüüd vaatan seda või kust ma nüüd, mis ma seal ütlen või et siis on ikkagi nagu tavaliselt see ikkagi nagu esietenduseni ei jõua sellisel juhul, et kui näitleja on niivõrd hädas juba tekstiga. Aga on selliseid kohti, kus sa tead, et sa pead seal kindlalt midagi nagu edasi viima ja kõik on sinu kanda ja juhtida, et siis see ikkagi nagu mingi, just vanemad näitlejad on ikka mingi märksõna endale kuskile mõnikord peitnud ja siis on nende leidmise ja nende kadumisega ikkagi väga, väga selliseid kummalisi lugusid. Sageli on ju laua peal ka pabereid ja siis kui tekib see olukord, et nüüd oleks vaja midagi leida, siis hakata sealt paberitest leidma. See on tunduvalt keerulisem ülesanne, kui siis ujuda kuidagi mälu järgi välja sealt, et see on alati selline kahe teraga mõõk, et näitleja ametis on spikerdamine ikkagi
kõvasti raskem kui koolitunnis. Siia peopessa ei saa midagi kirjutada. Noh, ühe asja sa võid ju kirjutada, aga tavaliselt sa ei tea ju, kus kohas sul tekib see lühis, et kui me seda teaks, siis meil oleks väga lihtne ka maailma valitseda, aga kahjuks jah. Nii ta on, aga mis elukutseid on veel teatris, et sa ise oled dramaturg, et mida teeb dramaturg? No, dramaturg ikkagi tegeleb kõige tekstidega, mis teatris liiguvad, alates tekstiraamatutest, et me suhtleme autoritega, toimetame neid üle, et ma nii tegev dramaturg otseselt enam ei olegi, et meil on väga äge dramaturg on Rakveres Lauri Saaber, kes valdab peensusteni kõiki kirjakeele saladusi ja oskab väga hästi toimetada, et eks teatris kujunevad ka ametid natuke selle järgi, mida sa väga tugevalt valdad, siis kiputakse ju, inimene, kes väga hästi kirjakeelt tunneb, talle ikkagi kiputakse näitama ka neid tekste, mis otseselt tema töö ülesanne ei ole ju. Aga kavalehed, artiklid, kõik, ikka tuleb järjest teha intervjuusid lavastajatega ja järjest rohkem on Rakvere teater teeb väga palju ka kogukondlikke üritusi, ikkagi meil eelmisel aastal näiteks oli kokku 1500 üritust üldse, teatrietendused moodustasid sellest ühe väikse osa, meil on ka kinomaja, kus on kinoseansid, aga me teeme ka Rakvere teatri vestleb ja Rakvere teatri kontserdid või Rakvere teater ja muusika siis. Muusikaviktoriinid, filmiviktoriinid, nüüd jälle seesama Lauri Saaber väga, väga põnevad viktoriinid on, et nad on kõik sellised kohtumised, kas siis lavastustega seotud teemadel, need huvitavad järjest rohkem inimesi ja kõik mõeldav, mida tegelikult üks kogukond tunneb ja vajab, et eks teatri osa sellises väikelinnas on ikkagi see ka, et lisaks etendustele hoida nagu seda kultuurikihti piisavalt paksuna, et ta kuidagi väga esimese sellise probleemse aja peale, kui käibemaks tõuseb ja tulumaks tõuseb, siis inimesi hulluks ei ajaks, et inimene jääks ikkagi nagu kuskil hinges elama ja väärtustaks neid asju, mida inimesed võiks väärtustada. See on tõesti väga tore, jah. Et teatris on jah selles suhtes huvitavaid ameteid, et ma ise olen kogu aeg mõelnud, et lavastajana, et kui kõik hakkab juba selgeks saama, ütleme, et me saame aru, mis toimub ja kuidas toimub ja siis tekib alati see paanika, et kuidas nüüd inimesed näevad seda, et kuhu me selle rõhu oleme pannud ja kus keegi liigub ja siis ma tean, et nüüd juba 10 aastat saan aru, et valgusel on väga-väga suur osakaal tegelikult ühel lavastusel. Ja et valguskunstnik tuleb ja teeb selle, suunab selle niimoodi ikkagi väga-väga puhtalt ära, et ma ütleks, et see on jälle, võib-olla sa saalis nagu seda ei oska vaadatagi. Saalis sa ainult seda näedki, mida see valgus... Ma ei oska sellele tähelepanu pöörata, et sellepärast ma just sinna vaatangi, et tegelikult valgus juhib mind sinna. Ütleme, et kui me paneme lause sees rõhu kuskile ju, siis me saame aru, et ütleme selline väike näide, et määrsõnadega on eesti keeles alati huvitav, et näiteks peaminister ei saanud hakkama, on tavaline lause, aga peaminister ei saanud jälle hakkama, et me juba saame, ta ei ole varem ka hakkama saanud ja me saame sedasi kõiki järjest kihistada sellest ühte sama sõnumit, aga oleneb, mida me rõhutame, mida me tahame välja tuua. Et valgus teeb täpselt sama asja. Ja küll ta loob ka atmosfääri ja ma nendesse peensustesse ei hakka üldse laskuma, aga minu jaoks on see valguse võlumaailm ikkagi see, et kuidas ta nii puhtalt suunab ju, meie pilk liigub ju otse sinna, kuhu tegelikult meie pilk suunatakse tänu valguse peegeldumise nähtusele, et me suudame seda nagu eristada ja see, kui puhtalt mõned valguskunstnikud ikkagi suudavad minu pilku hoida sellel, mis on nagu näitlejatega juba valmis tehtud, sest ega valgustaja ei tule ju esimesse proovida, ikkagi tuleb, vaatab mingil hetkel ära ja siis hakkab seda pilti niimoodi puhastama järjest ja kui palju ta suunab nagu just sinna, kus on näitlejal vaja seda toetust, rõhku, tähelepanu.
ja kui palju ta tegelikult veel sinna juurde ehitab sellist atmosfäärilist maailma, mis tegelikult nagu noh, me kõik saame aru, et noh, vastupidi, me ei saa aru, mis meid seal võlub, aga meid võlub see pilt, noh, maalikunstnikud ju, ega nad ilmaasjata ei oodanud teatavaid valguseid, et seda, mida nad maalida tahtsid paremini välja tuua, et minu jaoks on ta küll jah, selline maailmse valgustaja amet, et kui ma ei oleks nii vana veel, siis ma raudselt läheks seda õppima ja see on maagilisem kui mustkunstniku amet, et see on nii lihtsad vahendid tegelikult, aga seda kõike nagu noh, niimoodi ise vallata ja osata, see oleks, noh, ma tunneks ennast küll võlgurina. No ega sama on ka helikujundaja ja see maailma loomine, öeldakse alati, et kõige parem helikujundus on see, mida sa ei märkagi, et siis ta on just sellises kohalolekus, et ta on nagu kogu aeg hoiab meid sellise pinge all, või sellises meeleolus või toetab kõike seda, mida näitlejad mängivad, aga samas me ei pane seda tähele, mis on ka väga õige. Samas jälle ongi see, et kus heliga võimendab väga tugevalt mingit emotsiooni. Et jälle selline väga-väga huvitav valdkond, mis on, noh, kuidas ma ütlen, kas just nüüd, eks ole, päris Harry Potteri elu, aga minu jaoks ikkagi väga-väga selline maailm, mida ma kadedusega vaatan, et kuidas need inimesed suudavad ja oskavad ja selles liiguvad. Aga noh, võtame sealt edasi kõik muud ametid. Dekoratsioonid, kostüümid. Dekoratsioonid on juba selline ehitamine, aga jälle ütleme nii see dekoratsiooni ehitamine kui ka kostüümi õmblemine on teatris selles suhtes huvitavad, et kui sa lähed õmblejaks õppima, näiteks meie omad, me kutsume neid õmblikeks, et nad on nagu, neil on muidugi selline esimene lause alati, kui nende juurde lähed, siis nende selline lööklause on riided seljast, eks ole, sest nende juurde tullakse ju proovi tavaliselt. Aga see, mis tavaline õmbleja, ütleme selline, kes ikkagi tegeleb nagu igapäevaselt õmblustöödega, tema töö, võib-olla kui sa oled mõne huvitava moekunstniku juures, siis sul on võib-olla huvitavamaid ülesandeid, aga teatriõmbleja on kindlasti see, kes saab oma töös absoluutselt igasuguseid asju teha, et õmmelda plastmassist riideid, kujundada neid, mida kõike, et seal ei ole ju, seal on paksendused, seal on kõik võimalikud materjalid, mille peale ei tulegi, sest ega teatri puhul on ju töötab ikkagi väga hästi see, et kui sa lähedalt mõnda asja vaatad, see võib ikkagi päris nagu halb välja näha. Aga see teatri distants ja ütleme vana ooperi kostüümid, kui neid meenutada, siis ega seal kasutati ju nii pudelikorke kui kõike, tänapäeval kasutatakse ka teatris väga palju sellist väga tavalist prügi, mida me viskame võib-olla igapäevaselt ära. Kostüümi juures ta teatavas distantsis ja teatavas valguses hakkab ikkagi mõju avaldama nagu oma sellises, kuidas öelda, sellises majesteetlikkuses, nagu mida üks kostüüm tegelikkuses vajab, et kas nad käivad siis ringi looduses ja mul läheb seda mingit käbi või kivi vaja? Ei, ega nad ise eks kunstnik ikkagi nagu jälle teatrikunstnik, väga huvitav amet, et praegu on näiteks Pille Jänes on meil Urmas Vadiga tegemas lasteaia lavastust, kus on ikka sellised kostüümid, et need laste sellised komped, mis on suured ja et näitlejad lapsed mängivad täiskasvanud? Täiskasvanud mängivad lapsi, keda veetakse läbi öise pimeduse. Ma ei tea, kas sa oled lasteaias käinud? Ma olen käinud lasteaias. Ma mäletad ju, kuidas sind keset tööd täiesti põhjendamatult üle saeti, kuskile kelgu peale pandi ja lohistati lasteaeda. Seda küll, jaa. Et need samad komped ongi siis need, millest nad siis nagu magamiskotid natuke, et kui näitlejad neid nägid, siis nad juba tundsid kohe, et kui etendus kunagi maha peaks minema, mida ma siiski usun, et niipea ei juhtu, et siis nad tahaks neid endale saada. Et nad on tõesti hästi, hästi vahvad ja omapärased, et juba kavandite koosolekul ma vaatasin, et nendega saab nii mõndagi juhtuma. Aga see on jälle selline teatrikunstniku töö,
et sealt edasi liigubki see siis õmblejate juurde juba kavanditena ja siis eks nad ikkagi teatriõmbleja peab olema natuke loovam kui selline klassikaline õmbleja, et teda ütleme, et see tekib ka jälle kogemuse käigus, et mida kauem nagu teatris oled töötanud ja kui see meeldib selline natukene huvitavamate lahenduste otsimine, siis ta annab ikkagi nagu erialale väga huvitava sellise väljundi kindlasti. Aga dekoratsiooni ehitamine samamoodi, et eks seal on ka selliseid, et insenerina sa võib-olla pead alati lähtuma sellisest väga, kuidas öelda, jäigast matemaatikast ja ressursside puudusest ja kõigest sellisest vaesusest, ütleme niimoodi, siis dekoratsiooni loomisel on ikkagi see leidlikkus aste ja ütleme, see väga suur peab olema neil inimestel, et ja sageli saab ju kavand on küll ees, aga kui lavastuse proovide käigus on tekkinud juba tunne, et sealt natuke võib sellele mitte nii suurt rõhku panna, et ta oleks niipidi tugev, vaid oleks teistpidi tugev, et siis sa pead ju loovalt kuidagi suutma seal selle meistrimehena ümber orienteeruda, et eks ta on suured nõudmised, aga samas ka natuke rohkem väljakutset, kui ütleme kuskil Hiina liinil siis treida mingisugust plastikust junni. Et kindlasti on ka seal omad sellised väärtused ja huvid. Ja muidugi ma ei räägi siin administreerimise poolest, mis on küll teatris vist kõige raskem osa on üldse just see. Ta on kõige nähtamatum, aga kõige raskem. Kõige nähtamatum, kõige raskem, sest kõik igasugused muutused, nagu me siin kuulsime, et kas sellises olukorras üldse läbi viia etendust, et küll on elekter kadun mõnikord väljasõidul, küll puldid ei ühildu, tänapäeval käib kõik ju läbi pultide ja elektriliste vahendite. Ma lihtsalt küsin väljasõitude kohta vahepeale, et kui te annate esietenduse ära, siis te põhimõtteliselt juba lähetegi ringreisidele. Ikkagi siiamaani me oleme suutnud seda joont hoida, et mõned etendused ikkagi peaks kodusaalis saama rahulikult sisse mängida ennast. Ja siis lähete ja siis teid ootab seal igasuguseid üllatusi. Ütleme, et meil on nüüd see kogemus ikkagi juba 80 aastat, 85 aastat. Jah, et selles suhtes, eks me ka õpime pidevalt, aga ikkagi on iga selline koht, kus me väljas käime, on meil küll kaardistatud, et me teame täpselt umbes neid tingimusi, me oleme seal koha peal ju käinud ja meil on olemas tehnilised andmed kõik, et me ei sõida ju niimoodi, et lähme nüüd sinna, vaatame, seda ei saagi mängida siin. Et tegelikult see ettevalmistatud töö käib juba väga pikalt ja väga sellised mahukad andmed on meil kokku kogutud ja ikkagi nüüd alles eelmisel aastal ma tean küll, et trupijuht ja meie tehniline juht ja nad käisid ikkagi väga suure osa meie külastuskohti läbi, et jälle täpsustada veel kord andmeid, et ma ütlen, et see on selline lõputu töö, sest aeg-ajalt ikka midagi muutub ja kuidagi tänapäeval hakkab tekkima jälle see tendents, mis kunagi tekkis siin euroremontidega, et põrandasse kinnitamine ei ole enam sobiv ja et ei lubata, et rikute ära lava. Et on tekkinud sellised kuidagi väga ebauniversaalsed lavad. Aga ei, nendele leiab juba lahendusi, sest see on jälle see tehniliste lahenduste otsimise võlu, et kuidas siis võlu peal mingi asi püsti seisab, et ilma kruvideta. Aga see kõik nõuab tööd ja et sellega need inimesed tegelikult seal lava taga tegelevad, see jäämäe nähtamatu osa, ütleme niimoodi. Et kindlasti on veel tuhandeid ameteid, et on kostümeerija, kes ikkagi jälle samamoodi, et tundub, et mis seal ma panen nimekirja järgi kõik kokku, aga seal ikkagi peab sul olema see kostüüm sellisel puhtal kujul, et ta saaks lavale minna, sest mõnikord näiteks, praegu on küll LED-valgustit tulnud hästi palju teatritesse ja tuleb järjest juurde, et halogeenvalgusti andis ka väga palju soojust ja kui sul on natukene selline mahukam kostüüm seljas, siis sa ligistad selle just, ja et ma tunneks isegi kostümeerijale kaasa, sest ta peab pärast iga etendus selle kostüümi siis puhtaks saama, jah. Et need on sellised
teatri argipäev, aga ongi see, et tundub, mis seal keerulist on. Võtan nimekirja, panen kokku, aga tegelikult mul peab olema kõik see plaanitud, et see on kõik õigel ajal puhas, valmis, olemas ja et ma tean, et seal läks see katki või too katki või et seda tuleb parandada. Et see on selline pidev, no hiljuti, eile just oli siin üks inimene tahtis kostüümi laenata, me teatris tegeleme ka natuke kostüümi laenutusega, kui ütleme kostümeerijatel aega üle jääb ja siis oligi selle aja kokkuleppimine, et 2 nädala peale leitakse siis võib-olla kuidagi üks väikene ajahaugukene, et see kõik on see, et tegelikult on teatrit natuke kärbitud nüüd liiga palju ja siis töökoormus ikkagi kasvab nagu kahjuks mitte selle kärpimise proportsioonis, vaid kõvasti rohkem, et see on selline 2 teraga mõõk jälle, et mis ühelt poolt nagu viiks meid kuidagi universaalsemaks ja paremaks ja töökindlamaks, aga teiselt poolt tegelikult ta lammutab inimesi ja no jälle see sama, et kui siin näitlejate meeleavaldus oli, nagu igal pool räägitakse, tegelikult ei olnud see ju näitlejate meeleavaldus, vaid see oli kõigi teatritöötajate meeleavaldus, et lihtsalt näitlejad on see osa, kes jälle samamoodi paistab välja, et kohal käisid ju ikkagi ka väga paljud tehnilised ja administratiivsed töötajad ja probleem on pigem jah seal, et näitleja veel kuidagi saab hakkama, aga et kuidas nagu hoida teatri juures neid inimesi, kes on nähtamatud ja vaataja jaoks ja kes tegelikult teevad väga-väga head tööd ja ilma kelleta tegelikult ikkagi teater sellisel kujul ei toimiks. Eriti praegu, kus tehnilised lahendused lähevad järjest keerulisemaks. Ja te olete välja arutanud, et teie bussijuht sõidab kui pika maa aastas maha? Bussijuht, ma ei julge nüüd öelda, et ta maakerale ja tiiru peale teeb 1 aastaga. Päris ei tee, jah? Päris ei tee, tegelikult on meil 2 bussi, aga 2 bussi teevad küll ja kilometraažilt. Maakerale sõidate tiiru peale kõigi oma dekoratsioonide ja näitlejatega? Tegelikult dekoratsiooniautot ma ei ole sinna veel arvutanud, aga 2, üks on väike buss, üks on suur buss, siis et kui on selline väiksem trupp, siis minnakse sellega. Ja kui on suurem trupp, siis minnakse sellega. Tavaliselt meil on ikkagi valmidus anda igal õhtul siis 2 või 3 või isegi rekordist on 4 etendust, et kui laste etendus ka veel juurde arvestada, siis on neid truppe, üks võib olla Valgas, üks võib olla Tallinnas, et üks on Saaremaal, teine on Narvas. Et see ei ole üks ja sama bussijuht, kes meie Tõnu, kes vapralt 2 kohas korraga bussi tüürib, vaid tegelikult on meil ka abilisi ikkagi väljaspoolt maja. Et selles suhtes jah, kui nii võtta, et maakerale ring peale aastaga, siis see on ikka väga-väga palju, mina ütleks. Ütleme Tõnu perekonnanime ka ära, siis inimesed Tõnu Tammjärv. Ja, teatri bussijuhid on üldse jälle selline amet. Täiesti nähtamatu amet. No ütleme, et võib-olla ikka natuke on nähtavad ka, sest nemad see on omaette inimgrupp, sest nad on sellised, nad peavad humoorikad olema, nad peavad sellised hästi toredad olema või peavad, nad on, ma ei tea, kuidas see juhtub, aga teatri bussijuhi sa võid juba mingi paari lause järgi ära tunda, et isegi kui ma ei tunneks neid nägupidi, siis raudselt. Ta on selline, suhtlusvormi poolest on ta ikkagi väga lahtine, avatud inimene, hästi selline kõigi inimeste inimene, et ilmselt sinna kauaks ei jää, kui sul on kogu aeg okas kurgus või mingisugune joonlaud alla neelatud, et ta on ikkagi jah, ka jälle selline väga huvitav väljakutse. Aga kui palju inimesi üldse siis on nähtamatud teatritegijad? Kui me arvestame, et meil on trupis 17 näitlejat praegu, 17 näitlejat, et tegelikult 18 võiks olla. Et võiks olla muidugi nii, nagu on päris teatris, et jõuame katta kõik vajadused ära, aga kahjuks jah, meil ressursid ei võimalda seda. Et siis on, ütleme 20 ringis on näitlejad ja 100 on töötajaid, 1/5 on siis näitlejad ainult ja see on tõeline jäämäe tipp, jah. 1/5 on sellised loomingulisemad, jah, et siis ja siis ülejäänud on siis kõik, kes seda oma habrastel õlgadel üleval hoiavad nagu maakera. Ja kellest me tegelikult ei kuule, ei näe midagi ja see ongi nende professionaalsuse tase, kui neid ei ole näha. Kui neid ei ole näha. Just jah, et see on veel eriline nõue, et selles suhtes väga võluvad inimesed kõik.
aga aitäh selle toreda jutuajamise eest, Urmas Lennuk, et saime tõesti palju rohkem teada sellest, mis seal taga toimub ja oskame nüüd ka hinnata, võib-olla selle pilguga ka lavale vaadata, et mis seal taga tegelikult võis olla. Suur tänu! Te vaatasite Tiiu õhturännakute podcasti, varasemaid osi näete Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu ilmub iga kuu paberväljaandena ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige üles Ajakiri Tiiu Facebookist. Suur tänu veel kord! Aitäh! Leia endale mugav ja vaikne koht, kus saad rahulikult lõdvestuda. Istu või heida pikali ning sule silmad. Me alustame rahu ja tänutunde meditatsiooni. Võta hetk, et tunda oma keha ja kuulata oma hingamist. Lase rahulikult settida kõigel, mis päevasündmustest veel peas keerleb. Hinga sügavalt sisse ja aeglaselt välja. Tee seda veel kord. Sügav sissehingamine toob mõtetesse rahu ning pikk väljahingamine viib endaga kaasa pingeid ja muremõtteid. Tunneta, kuidas iga hingetõmme toob rahu sinu ümber ja sisse. Lase oma mõtetel hetkeks peatuda ja too teadlikult oma tähelepanu möödunud päevale. Mõtle sellele, mis täna toimus. Tee seda ilma hinnanguid andmata. Lihtsalt vaatle päeva kui tervikut. Seejärel too esile mõned hetked, mille eest oled tänulik. Need hetked võivad olla suurema või väiksema tähendusega. Mõni lahke sõna, siiras naeratus, meeldiv vestlus või lihtsalt hetk, kus tundsid end hästi. Kujutle, et iga tänu mõte on kui soe valgus, mis täidab sind seestpoolt. Iga hea mälestus loob sinust tänulikku rahutunnet ja kergust. See valgus levib su kehasse, täites sind pehmelt ja õrnalt, aidates sul veelgi sügavamalt lõdvestuda. Jätka rahulikku hingamist ja luba tänutundel kasvada. Kujutle, kuidas iga sissehingamine toob tänulikkust ja rahulolu ning iga väljahingamine vabastab kõik päeva jooksul kogunenud pinged. Oled just siin ja praegu, turvaliselt ja hoitult. Tunneta, kuidas sügav rahu hakkab voolama su kehasse ja täidab iga kehaosa alustades jalgadest, liikudes ülespoole läbi selja, õlgade ja käte kuni pealaeni välja. Tunneta, kuidas jalad muutuvad raskeks ja lõdvestunuks. Rahutunne liigub mööda sääri ja põlvi aeglaselt ülespoole. Su reied ja puusad lõdvestuvad, vabastades kõik sinna kogunenud pinged. Kujutle, kuidas tänutunne voolab edasi mööda su selgroogu, leevendades iga pinge kohta ja tuues kaasa mõnusa soojuse. Tunne, kuidas su õlad vajuvad lõdvestunult alla, vabanedes päeva raskustest. Sinu käed ja sõrmed muutuvad pehmeks ja rahulikuks. Soe rahu jõuab sinu kaela ja näole. Su lõug lõdvestub, otsaesine sileneb. Kujutle, et rahu ja tänutunne jõuavad pealaeni välja, ümbritsedes sind nagu õrn valgus. Justkui rahustav laine, mis silub kõik, mis võiks su und häirida. Hinga sügavalt sisse ja välja, lubades sellel tundel jääda sinuga nii kauaks, kui soovid. Tea, et oled täna teinud parima, mis võimalik. Nüüd on aeg lahti lasta, puhata
ning lubada kehal ja meelel uueks päevaks taastuda. Sa oled hoitud, sa oled tänulik, sa oled rahulik. Hinga veel mõned korrad sügavalt sisse ja välja, tunnetades seda rahu, mis jääb sinuga. Kui oled valmis, võid tasapisi tuua oma teadlikkuse tagasi ruumi või lihtsalt lasta endal vaikselt unele suikuda. Head ööd ja rahulikku puhkust!